ja päris palju mehi on meil nüüd karistusalas mõlemad. Eks see peamine siitmärk on vist Raivo Piirve. Tuleb ja värav! Ei, on värav, täpselt. Ja tuli lõpuks 1-0. Oleme oma kommentaatori kabiiniga teise väraval, kus siis praegu Pavel Londak seisab ja ei olnud hästi siit märgata, aga tundus, et pall läks väravasse ja tõesti Eesti koondis on läinud Andorra vastu kohtumist 1-0 juhtima ja standard olukorrast. On Andres Ooper. Ja nüüd meile näitab siin kodus kordust. Reimi tsenderdus, 2 meest jooksid selle palli peale, aga esimesest tuli ta üle. Ja Ooper siis taustalt lõi selle palli kindlalt väravasse. Et Kaimar Saag jooksis sealt eest läbi ja Ooper sai täiesti vabalt löögile. Ja Andres Ooperi 33. värav Eesti koondises ning selles Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis esimene värav. Veel kord korratakse meile seda olukorda, jah, 2 meest hüppavad. Väga ilus liigutus Kaimar Saagilt. No, see ongi Kaimari see trump, et ta on noor ja näljane, et ta jaksab nende võib-olla ka lootusetute pallide pärast võidelda ja praegu jälle tegi oma kaitsele ära. Ja eksivad ja Lindpere pääseb löögile ja värav! Joel Lindpere teeb seisuks 2-0 ning kõik algas jällegi Kaimar Saagi eeltööst vastast eksimus ja 2 meest, kes olid suure küsimärgi all enne tänast kohtumist. Andres Ooper, Joel Lindpere mängivad ja mõlemad mehed on löönud värava. Võib öelda, et see koduväljak tegi selle karuteene praegu, et näeme, kuidas see põrkav pall, et sellel ei olnud sugugi kerge pihta saada ja lõi kaitse mööda ja Joel sai vabalt löögile. Väga hea löök ka Joel Lindperelt ja teame, et Lindpere on varemgi väravaid löönud sellistest olukordadest karistusala lähedalt, karistusala joonelt paarikümnelt meetrilt ja see on Joel Lindpere läbi aegade 5. värav Eesti koondises ja viimati lõi enne tänast mängu värava 2005. aastal Soomele.